Tead, kui ajaloolased tahavad minevikust aru saada, siis mille poole nad kõigepealt pöörduvad? Just, kirjalike allikate ehk siis dokumentide poole. Need on otse kui aknad ammu möödunud aegadesse, mis aitavad meil mõista, kuidas inimesed elasid, mida nad mõtlesid ja kuidas sündmused tegelikult toimusid. Nii et lähme ja avame koos nende ajalooliste aarete saladusi. Oled sa kunagi mõelnud, mis võiks olla ühtse sinu enda sünnitunnistusel ja ühe iidsel, lausa 4500 aastat vanal savitahvil? Ja vastus on tegelikult lihtsam, kui sa arvad. Mõlemad on dokumendid, mõlemad kannavad endas ühte lugu. Üks sinu lugu ja teine, ühe iidse tsivilisatsiooni oma. Heakene küll, tänases osas vaatamegi seda teemat lähemalt. Alustame millestki väga isiklikust, sinu enda ajaloogu kartoteegist. Siis teeme hüppe ajas tagasi, vaatame, kuidas kirjutati kivi ja naha peale. Seejärel uurime, mis on ajaloo suurimad vaenlased, kohtume nende vaprate mineviku valvuritega ja lõpuks heitame pilku tulevikku, mis saab meie mälust edasi. Nii, alustame esimesest osast. Ja tead, unustame hetkeks ära suured kuningad ja kuulsad lahingud, sest tegelikult algab ajalugu just sinust endast. Absoluutselt igaühel meist on olemas oma isiklik väike arhiiv, mis on tegelikult täis hindamatuid dokumente. Mõtle korraks. Näiteks sinu sünnitunnistus, see ju tõestab mustvalgel, millal ja kus sa siia ilma tulid. Koolitunnistused näitavad sinu teekonda haridusteel ja isegi su sotsiaalmeedia postitused. See on just sinu enda digitaalne päivik. Kõik need asjad ongi tegelikult kirjalikud allikad, mis jutustavad sinu lugu, võib-olla isegi tulevastele põlvedele. Nii siis, mis asi see dokument siis täpselt on? Kõige lihtsamalt öeldes on see lihtsalt mingi olulise info kandja. See võib olla midagi hästi ametlikku, näiteks leping või mingi luba, aga see võib olla ka midagi palju isiklikumat, kas või vanaema käsitsi kirjutatud retseptiraamat. See on lihtsalt tõestus sellest, et midagi on toimunud ja just need tõestused ongi need klotsid, millest ajaloogu kokku pannakse. Okei, aga liigume nüüd ajas natuke tagasi. Teeme sellise väikese rännaku ja vaatame, mille peale inimesed üldse kirjutasid siis, kui polnud ei paberit ega ammugi mitte arvuteid. Inimkonna kirjalik mälu on tegelikult talletatud ikka väga-väga erinevatele materjalidele. See teekond algab iidestest sumeritest savitahvlitest, liigub edasi egiptlaste papüürusele, mis tehti taimedest ja jõuab lõpuks välja keskaegse pergamentini. Ja tead, iga materjal räägib tegelikult oma ajastu loo. Ja vaata, see siin ongi üks suurepärane näide. See on lausa 4500 aastat vana Suumeri savitahvel. Suumerid tegid nii, et nad pressisid oma kirjamärgid pehmesse savisse ja siis kas kuivatasid selle päikese käes või põletasid ahjus ära ja tulemus, savi muutus kõvaks nagu kivi ja tekst säilis sõna otseses mõttes tuhandeid aastaid. Seda kirja kutsutatakse kiilkirjaks ja nimi tuleb sellest, et märgid näevadki välja nagu väikesed kiilud. See on üks vanimaid kirjasüsteeme, mida me üldse teame. Ja oma ajas oli see täielik revolutsioon. Mõtle ise. Tänu sellele said nad pidada arvet viljasaagi üle, kirjutada üles seadusi ja isegi luua suuri kirjandusteoseid. Okei, hüppame nüüd ajas edasi ja jõuame pergamendi juurde. See, mida sa siin näed, on üks imeilus 12. sajandi käsikiri. Pergamenti tehti tegelikult spetsiaalselt töödeldud loomanahast. See oli küll uskumatult vastupidav, aga samas ka meeletult kallis. Ainult kõige rikkamad said seda endale lubada. Nii et jah, pergament oli oma aja tõeniline luksuskaup. Selle tegemine oli pikk ja keeruline protsess, nii et iga leht oli omaette varandus. Ja see on ka põhjus, miks paljud kõige tähtsamad keskaegsed tekstid on just pergamendi pealt tänapäevani säilinud. Aga see, et need hindamatud dokumendid üldse säilinud on, pole tegelikult üldse iseenesestmõistetav. Nimelt on ajaloos 3 suurt vaenlast, mis ähvardavad kogu meie kirjaliku pärandi lihtsalt ära hävitada. Ja need vaenlased on tuli, vesi ja päikesevalgus. Tulekahju. See võib dokumendi muuta tuhaks sõna otseses mõttes sekunditega. Vesi, ükskõik kas see on suur ülejootus või lihtsalt kogemata ümberäetud veeklaas, ajab tindi laiali ja rikub paberi täielikult. Aga siis on veel üks palju salakavalam vaenlane. Ja see on päikesevalgus. Ja tead mis? See on meile tegelikult igapäevaelust väga tuttav. Oled sa kunagi vaadanud oma raamaturiiulit ja märkanud, kuidas mõne raamatu selg on päikese käest täiesti heledaks pleekinud? No vot, see ongi päikese töö. Aeglaselt, aga väga kindlalt lagundab see tinti ja paberit, kuni ühel hetkel on tekst lihtsalt kadunud. Aga õnneks on meil olemas ka kangelased, kes nende vaenlaste vastu võitlevad.
Need on arhiivid ja arhivaarid, sisuliselt meie ühise mälu valvurid. Mõtle arhiivist kui kindlusest. Kindlusest, mis on ehitatud ajaloo kaitsmiseks. See on spetsiaalselt loodud keskkond, kus temperatuur ja niiskus on kogu aeg kontrolli all ja valgust on nii vähe kui võimalik. Kõik selleks, et neid dokumente iga ohu eest kaitsta. See pilt siin näitab seda kontrasti ideaalselt. Mõtle korraks. Vasakul on see imeline, aga samas nii habras ja hindamatu keskaegne käsikiri. Ja paremal on selle tänapäevane kodu, modern, kliimakontrolliga kindlus, mis on ka ehitatud just selliste aarete kaitsmiseks. See ongi tänapäevane võitlus ajaga, mida peetakse just tehnoloogia abil. Ja kes siis selles kindluses töötavad? Need on arhivaarid. Nende töö on hoolitseda, et need dokumendid, mida kutsutakse arhivaalideks, säiliksid ka tulevastele põlvedele. Nii et lihtne on meeles pidada, arhivaar on inimene, arhivaal on dokument. Aga tead, ainukesi dokumentide säilitamisest ei piisa. Neid peab oskama ka lugeda. Ja see võib olla tõeline detektiivitöö. Ja siin tulebki appi selline teadus nagu paleograafia, mis uurib vanu käsikirju. Paleograafid on nagu ajaloo koodimurdjad. Nad suudavad lahti muukida ka kõige keerulisema käekirja ja öelda täpselt, mis ajast mingi dokument pärit on. Ja lõpetuseks vaatame natuke ka tulevikku, sest tehnoloogia muudab praegu täielikult seda, kuidas me ajaloole ligi pääseme. See teeb sellest midagi, millest absoluutselt igaüks saab osa võtta. See, mida sa siin näed, on näiteks Eesti Rahvusarhiivi veebileht. Ja tänu digitiseerimisele saame me kõik tegelikult olla ajaloo uurijad, otse oma kodust. Sa ei pea enam minema füüsiliselt arhiivi, et uurida vanu kirikuraamatuid või kohtudokumente. Kogu see ajalugu on nüüd vaid paar hiireklikki kaugusel. Ja tegelikult on digiteereerimisel 2 tohutut suurt eelist, mis lahendavad korraga 2 muret. Esiteks, see teeb ajaloo kõigile kättesaadavaks. Igaüks, kel on internet, saab hakata ise uurijaks. Ja teiseks, mis on võib-olla isegi olulisem, see kaitseb seda hindamatut originaali. Mida vähem ühte vana ja habras dokumenti näppida ja liigutada, seda kauem see meiega püsib. Ja päris lõpetuseks üks mõte sulle kaasa mõtlemiseks. Kujuta ette, et sa saaksid valida ühe ainsa dokumendi oma elust, mis säiliks järgmised 500 aastat. Mis oleks? Kas see oleks su esimene joonistus või sinu kooli lõputunnistus või hoopis mõni oluline kiri? Mõtle sellele, sest see, mille sa valid, ongi sinu panus ajalukku.